Tere imelist aasta 2021 esimest neljapäeva kõikidele. Ja kõige alustuseks ma pean ütlema, et kuigi ma kilkasin välja, et meie live läheb täna Inspiratsiooniraamatukogu seinale, siis me istume jälle siin koos sinu ja minu külalisega minu enda isiklikul seinal, sellepärast et tehnika ja mina vist ei käi nii hästi kokku. Aga see on ainult tänase päeva väike selline uue aasta tehniline väljakutse mulle. Järgmiseks nädalaks olen ma selle kõigest juba aru saanud ja oskan õigesti panna. Aga see selleks. Minu tervis, uus virtuaalvestluste sari. Kohe mitte ei osanud olla niimoodi, et kahe uue või mitme uue raamatu vahel teiega igal neljapäeval siin oma seinal või Inspiratsiooniraamatukogu seinal juttu ei ajaks. Ja nii see minu tervis sündiski. Ja mul on väga hea meel, et selle esimene saade või esimene episood läheb eetrisse siis aasta täiesti esimesel neljapäeval. See on kuidagi selline, ma ütleksin, et võib-olla isegi kas märgiline või igal juhul on ta tore. Ja teema ka aasta algusele kohane. Me oleme päris hädas vist nii mõnedki meist sellega, et harjumuse kohaselt tahaks teha justkui uusaasta lubadusi ja tihtipeale need uusaasta lubadused ajavad meid kas treeningsaali või kuidagi muud moodi iseennast ületama. Täna on meil sotsiaalsetel loomadel võetud enamus väliseid motivaatoreid käest ära ja nii mõnigi meist on võib-olla natukene hädas sellega, et mida nüüd siis teha, et ei ole ju isegi võimalik minna kuskile spordisaali grupitrenni, ennast kellelegi näitama, kellegi järgi midagi tegema. Me oleme tavatult üksi selle eelmise aasta tulemusena. Ja jätkuvalt veel ja kes teab, kui kaua aastal 2021, aastal 2022 ja võib-olla see ongi meie uus reaalsus. Ja selleks, et sellest kõigest inimloomuse sees sotti saada ja väikeseid nippe endale või rahustust või ideid, inspiratsiooni saada, selleks ma olen palunud täna endaga vestlema oma hea sõbra ja Shindo treeneri, psühholoogi, jooksuentusiasti Kristjan Puusilla. Tere, Kristjan! Tere õhtust kõigile! Ja head uut aastat sulle! Täna vist veel mudeliga päris ei pea ähvardama. Head käivas olevat. Head käivas olevat, jah. Kuidas sinu aasta on alanud? Ei saa kurta. Ma ootan lund, et ma olen Pärnus, et Pärnus veel lund ei ole, et siis saaks talvemõnusid nautida. Aga hetkel sa oled ju Tallinnas? Olen hetkel Tallinnas, jah. Siin on täitsa ilus, vähemalt mõned kilomeetrid siit ida poole on küll väga ilus. Täitsa selline talv. Peab padestama teid. Ja nii on. Sa oled psühholoogina päris kaua aega töötanud ja ma tean, et sa oma igasuguste erinevate tegemiste raames ka puutud inimestega kokku ja mitte ainult, vaid sa oled alati väga sügavuti inimese loomusest olnud huvitatud. Mida sinule aasta 2020 inimese seisukohast on näidanud? Mis meist muutunud on? Peab täpsustama, et ma olen ikka väga vähe töötanud selles vallas, et kõigest 4 aastat. Aga muutunud on see, kuidas me maailma ja iseendaga võib-olla suhestume või mis meiega üldse toimub sellisel kollektiivsel tasandil, et palju on hirmu ja hirmu olukorras inimesed lähevad sellisele säästu- ja ellujäämisrežiimile ja tihtipeale selle režiimi tulemuseks on see, et hakkavad tööle need mehhanismid, mis on hästi algelised. Need, mis on meil võib-olla väikse lapsena välja kujunenud, aga need ei pruugi olla ka kõige, ütleme siis niimoodi, et valikud lähevad hästi kitsaks, et kui on küsimus ellujäämises või tohutus hirmus, siis inimesed hakkavad tegema väga lihtsaid valikuid ja keerulistes olukordades, keerukate küsimuste puhul vahel ei tasu kiirustada
kiireid otsuseid langetama. Nii et pigem oleks vaja julgust, et protsesse läbi seedida ja settida lasta ja otsida seda tõde mitmekesiselt ja endast läbi lasknuna. Ja vahel hirmu seisundis sellest võimalusest me jätame ennast ilma. Hirm on ka tohutu stressiallikas, Mhm. meeletu stressiallikas ja tihtipeale üldse mitte sellise akuutse stressiallikas, vaid selline, mis meil kuskil kalevi all vindub ja teeb võib-olla isegi et rohkem paha, kui see üks hirmuga kuskile jooksmine lühikest distantsi. Siin sellise stressiolukorras nagu õnnelikust elust on asi üsna kaugel. Confido lehel, kes üks su tööandjatest on, ütled sa, et sina oma töös lähtud sellest põhimõttest, et õnneliku elu aluseks on tervis, ma loen nüüd maha, mille eelduseks on ihulise ja hingelise tasakaal. Jah. Millest see koosneb? Mis see ihulise ja hingelise tasakaalu komponendid on, mis meid õnnelikuks teevad? No see on väga keerukas küsimus selles mõttes, et inimesed on erinevad. Me oleme küll väga sarnased, aga me oleme samas ka hästi erinevad ja kehad on erinevad ja hingeline pool on erinev. Et nii nagu isiksuse tüübid võivad olla väga erinevad, nii on ka kehatüübid väga erinevad. See tähendab seda, et see, kuidas inimene maailmas ennast kogeb ja maailmaga suhestub, rääkimata sellest, et mis teda motiveerib liikuma või endaga suhestuma või küpsemise suunas liikuma, et see võib olla väga erinev, et ma ei saa sellist üldistatud vastust anda. Aga millest see tervis koosneb, et ma arvan, et olulised momendid on see, et tervise võib-olla alus on see, kui inimene saab aru, kes ta on, millest ta koosneb, kuidas ta toimib ja kuidas ta seda saab kasutada oma elu eesmärkideks või õnnelikkuseks või mis iganes, mida ta taotleb. Nii et sellise klassikalise filosoofia tarkusena tasub öelda, et tunne ise ennast ja siis selle pealt on võimalik ka vaikselt hakata lubama endale võimalust olla terve. See iseenda tundmine tänases sellises stressiolukorras tundub nagu hoopis teisel pool nagu kaalukaussi olevat, et see stressiolukorras mahaistumine ja iseendasse süüvimine on päris keerukas, et see ju nõuab ju sellist zen-olekut ja hoopis teist sümpaatilist. Et tulles siis tagasi selle hirmu juurde, et selle hirmuga kaasneb tihtipeale sama ärevus. Ärevana me tõesti oleme kogu aeg alertsed, püüame või eeldame, et kuskilt on oht tulemas. Ja inimesed, kes on ennast leidnud, kes on enda kese on neile kättesaadav, et nendel ei ole seda sellist argist ärevust ja hirmu nii palju ja nendel on võimalik ennast kuulata ja muidugi selleks enda kuulamiseks annab eelduse see, kui meil on olnud selline kasvatus või kultuur või kujunemislugu, kus me oleme õppinud ennast kuulama. Ja selles mõttes see koroona ajastu on tegelikult väga soodus, et ta soodustab meid võtma aega, ennast tähele panna ja kuulata. Iseasi, kas me nagu oskame ja suudame seda teha. Ja selles mõttes, et kuidas me seda siis teeme, et eks igaüks teab ise, mida ta teeb, et meediast tuleb kogu aeg, et püsi kodus, eks ole, aga see sisuline pool, et kuidas sa seal kodus püsid, et seda ei ütle keegi, et ja kui sa siis hirmuga jääd koju, siis ilmselt su tervis läheb nagu halvemaks, sellepärast et stress tõuseb, teadmatust on palju ja see, et sa ise saaksid vastutust võtta oma tervise eest, et seda ei pärast vähemaks, et mida me rohkem anname oma tervise eest vastutust ära, seda vähem tõenäoline on, et me terveneme. See on minu seisukoht. Seal on ju teisi, oma koju jäämisega on ju veel teisi igasuguseid faktoreid ka, mis seda nii-öelda zen sellist moodi või zen voogu meil nagu pidurdavad, et minu enda jaoks näiteks on üks kõige suurem asi on puhas objektiiväsimus, ma ei jaksa olla ühes kohas nii kaua. Ja teine asi muidugi see ka, et see inimeste ringkond, kellega me täna suhtleme, et see on näost näkku. Et see on oluliselt väiksem. Mismoodi enne kui me üldse saame endale hakata mingisuguseid eesmärke järgmiseks aastaks või üldse elus mingisuguseid eesmärke panema tänases olukorras, et siis me peaksime ju saavutama tõesti selle nii-öelda
rahuoleku, et aga kui kodus on 4 last, kõik on koduõppel, abikaasaga ka võib-olla ei ole kõige paremad suhted, on selline korterikaaslaste elu, töö on, ripub õle kõrre otsas. Mismoodi inimene võiks üldse, milliste meetoditega, milliste vahenditega ennast saada sinna keskmesse ja ennast tundma, et mida ta tegelikult tahab? Et üks baasiline tunne, mida me kõik vajame selleks, et me üldse saaksime funktsioneerida, rääkimata sellest, et hakata lahendama kriisi, sest me võime seda kriisiks nimetada küll, seda sinu kirjeldatud seisu ühes kodus. Ja kuidas siis turvatunne nagu, millest see koosneb? Et üldiselt me oleme turvaliselt, tunneme siis, kui meil ei ole ohtu, meil ei ole hirmu ja kui me saame teha neid harjumuspäraseid tegevusi, mis meile annavad elule tähenduse või mõtestatuse ja mis pakuvad meile ka rõõmu või naudingut. Ja praegu on ju see, et paljud inimesed, kes vaimselt, kes füüsiliselt on oma sellistest harjumuspärastest tervist toetavatest tegevustest ära lõigatud. Mitte igal pool Eestis, aga teil siin Tallinnas küll. Et mina Pärnus saan veel sporti teha. Ja kui sa küsid, et aga mida sellises kriisis teha, kui kõik stress on kokku surutud ja inimesed on ühes kohas kinni, siis ma arvan, et siin tuleb teadvele tulla. Tuleb teadvele tulla selle osas, mis seis on, mis seisus ma ise olen, mis seisus mu perekond on ja mis võimalused siis on. Ja kas neid võimalusi loob ainult ühiskond või reeglistik või soovitused või piirangud või on mul võimalik ikkagi ise luua. Ja selles mõttes ma arvan, et me oleme ikkagi veel äge kultuur oma juurte mõttes, et me oleme olnud alati leidlikud. Et tuleb meelde see dokfilm või mitte see dokfilm, aga see film, mis Maimik tegi, kuidas siin omal ajal nagu televiisori antenne leiutati selleks, et Soome TV-d näha. Et ma arvan, et sellist loovat lähenemist on võimalik teha küll, aga see eeldab seda, et inimestel on tahe, et miski ikkagi käivitab, et see olukord ei ole mind nagu ära mandunud või depressiivseks teinud, et ma ikkagi suudan oma energiaressursid ja väeallikad nagu üles leida. Ja kuidas neid siis leida? Et neid õpetusi võib eneseabiõpikutest ja muudest filosoofiatest või õpetustest leida palju. Ja ma arvan, et siin ei peagi olema ühte konkreetset ja mina ei peaks olema see isik, kes seda näpuga näidata, vaid iga inimene võiks ise ühest küljest mõelda sellele olnule, et mida ta elus on õppinud, mis lahendused võiksid olla. Teisalt ta võiks võtta neid, kui ta näeb, et midagi nagu toimib ja funktsioneerib, siis laenata ideid. Aga kolmandaks võiks ka ise leiutada seda, kuidas olukorrast või kriisist välja tulla. Ja ma arvan, et esimene asi, mida kriisist tuleb teha, on see, et saada ülevaade või saada pilt või kaardistada see olukord, mis siis ikkagi kehvasti on. Ja kui asjad on koondunud mitu probleemi, siis tuleks need eristada. Ehk siis et jaanalindu ei tohi mängida. Just. Eks ju, esimene asi, mis on tegelikult inimesele üsna omane, sest ta kardab tegelikult tõde tihtipeale. Ja siis sa ütled, et lahti arutada see, et... Ja kui ei ole võimalik seda ise või endal ei ole seda kindlust, et seda teha, siis võib ju arutada kellegi teisega. See kommunikatsioon on ju meil alles, nagu sina ja minagi siin praegu saame ilusasti oma vahel vestelda. Et me võimegi arutada seda, et mida saad teha. Mida mina teeksin, oleks see, et ma jätaks lastele selle võimaluse teha neid tegevusi, mis lastele turvatunde annavad ja neil eluenergiat ilusasti käes hoiavad. Ja üldjuhul laste jaoks on see mäng. Ja mitte alati just arvutimäng või ekraani külge jäämine, vaid see mäng, kus nagu ise otsustamine, ise valikute tegemine, ise loomine on, kuigi on ka sellised arvutimäng, eks ole, kus on võimalik vägagi luua. Aga ma arvan, et on oluline ka selline, mis selle arvutimängu probleem on see, et laps ei liigu. Et liikumine on niivõrd fundamentaalselt oluline. Et tuleks ikkagi leida neid mänge, kus on liikumine ka sees. Ja täiskasvanute suhtes ma arvan, et samamoodi, et tuleks saada ennast liikuma. Ja ma saan aru, et sa täna tahaksid uurida, et aga mis siis üldse inimest paneb liikuma, eriti siis, kui ta on otsapidi stressis ja hirmul ja ärev või depressiivne, et kuidas ta sealt kodust ennast liikuma saab. Kas ma saan õigesti aru, et see mõte on ka? Tekk ja padi on ju kõige armsamad 2 asja, siis kui on igapidi paha.
et ma siin olen natuke mõelnud, et tegelikult nagu ma alustasin täna, et inimesed on hästi erinevad ja on inimesi, kellele sobibki rohkem paiksem, vaoshoitum, introvertsem maailm ja enesetunnetus ja on inimesi, kellele sobib rohkem see, et nad avastavad, liiguvad, lähevad sellisest mugavustsoonist välja. Et ma arvan, et esimene mõtisklus võiks olla selle peale, et aga kes ma olen? Et mis tüüpi inimene ma olen, aga mitte nüüd ainult harjumuste kujundatuna, vaid võib-olla ka rohkem sügavuti, et mida ma siin üldse praeguses eluetapis endaga teen või kus ma olen või mida ma tahan. Ja psüühika on selline, võiks öelda, selline trikitaja, et ega ta meile otse paberil või kandikul ette seda vastust ei anna, et me peaksime ikkagi natukene süüvima oma minevikku eelkõige ja vaatama, et milliseid mustreid me juba kanname, et mismoodi me ennast nagu üle kavaldame tihtipeale või ära petame õigustuste, selgituste, igasuguste selliste põhjendustega, miks asju mitte teha. Et see on nagu üks asi, et jällegi saada ülevaade sellest, et mida ma tegelikult siis tahan ja vajan. Aga nagu ma ütlesin, inimesed on erinevad ja mõni inimene nagu jääbki ennast üle kavaldama ja ära petma. Et see on viimane komm ja ma teen viimase õlle ja siis rohkem nagu ei tee. Või siis vastupidi, et ma nüüd hakkan treenima, et ma nüüd nädalaplaani teen ära, aga võt järgmine nädal enam ei tee. Et miks see vastupanu tekib, et miks me ennast nagu petma hakkame või miks me ei suuda olla järjepidevad tihtipeale, on see, et meie teadlik pool ja meie alateadlik pool on vastuolus. Et inimene võib ju mõtta endale mõttesse ja ainult selle mõttega planeerida endale mida iganes, aga kui ta alateadlik pool tegelikult ei taha üldse seda spordiala teha või siis üldjuhul ikkagi see alateadlik pool võtab võimust varem või hiljem ja võidab selle teadvustatud, ratsionaliseeritud poole. Nii et pigem on see lahendus selles, kas luuakse tasakaal ja ühendus teadliku ja alateadliku pool. Ja mis see alateadlik pool siis on või mida ma selle all silmas pean? See on see, et me rääkisime praegusest olukorrast kui kriisist, aga igal inimesel on elus väga palju erinevaid arengumomente, arengukriise, traumaatilisi olukordi, situatsioone, kus ei ole häid valikuid, kus tal tuleb teha ja kuidagi ellu jääda. Ja igast sellisest olukorrast jääb meile mällu, ka kehamällu, ka tundemaailma mingisugune jälg. Ja tunnetega on niimoodi, et vahel need tunded on keerukad ja rasked ja valusad, aga nendega tuleb ka kuidagi toime tulla. Ja siis mõned tunded surutakse alla ja mingitele olukordadele psüühika leiab sellise lahenduse, et ta kustutab või lülitab selle justkui välja. Aga tegelikult ta lükkab selle lihtsalt alateadvusesse ja see elab seal kuidagi edasi. Ja kui meil nüüd on järgmine kriisisituatsioon, siis lülituvad sisse need eelmised ka, kui neil on ühist midagi. Ja lülituvad sisse ka nende eelmiste need toimetulekumehhanismid või kaitsmise ja enesekaitse viisid. Ja kui nüüd inimene koosnebki ainult nendest reaktsioonidest, mis tal on minevikus välja kujunenud, siis tal väga palju valikuid ei teki, et see on nagu automaatreaktsioon, et meil ei teki nagu loovaid lahendusi, meil ei teki uusi võimalusi. Ja veelgi enam, kui me ei tea, miks need asjad käivituvad ja mis asjad need on, siis on väga tõenäoline, et me ei pane neid tähele või me eitame neid või me ei võta neid tõsiselt. Ja selle tulemus on see, et me võime mõistusega teha ükskõik milliseid treeningplaane või motivatsioonikõnesid. Et kui meil alateadvuses on selline haav või lugu või emotsioon, mis töötab sellele vastu, siis meie hea tahtega tehtav uus liikumislubadus või mõni muu tervislik lubadus lihtsalt ei hakka tööle. Aga kuidas me sellele näpu saame peale panna? Kui sa ütled, et ta on läinud kalevi alla, ta on läinud sinna alateadvusesse, siis järelikult ongi teadvuse all. Kust kohast me kaevama peaksime hakkama või kes see meil kaevata aitab? Noh, jah, et võimalusi on tegelikult päris palju. Aga tihtipeale tõesti inimene ei tunne seda maailma nii hästi, kui võib-olla need inimesed, kes on sellega tegelemas igapäevaselt.
et mina terapeudina olen selle maailmaga natukene tuttavam läbi nii enda protsessi kui oma töö. Ja milles siis teraapia seisneb ju ongi see, et inimene järjest rohkem hakkab avama endale seda poolt oma psüühikas, millega ta ei taha võib-olla silmitsi seista või mis tekitab tal valusaid tundeid või mille ta on pildilt ära lükanud, aga mis sellegipoolest mõjutab ta elu, segab vahel tema elu, loob olukordi, milles ta tegelikult ei taha olla. Ja kui inimene saab nendest asjadest rääkida, neid jagada, need on vastu võetud ja hakkavad nendega koos ka avanema tunded, siis midagi saab liikuma. Ja vot see liikuma saamine ongi see, mis hakkab neid nii-öelda klompe või mustreid või komplekse või valupunkte nagu lahti tegema. See on sarnane nagu massaaž, et massaažis on ka, et kui lähed massööri juurde, ta leiab sulle üles mingisuguse valupunkti ja sa tunned, ai, sealt on valus. Ja siis ta laseb sellel vaikselt nagu laiali valguda. Et psüühikaga on midagi sarnast. Lihtsalt, et tööriistad on erinevad ja terapeut ei tee seda inimese eest, vaid inimesel tuleb ikkagi ise enda elu vastu võtta, oma mineviku peidetud asju ka ja tuleb ise teadlikuks saada. Aga see on pikaajalisem protsess, et see ei käi niimoodi üleöö, et 1. jaanuaril ma nüüd otsustan, et mul on alateadvusega vaja diil teha ja nädala pärast ma lähen teen toredaid harrastusi ja siis ma olen terve ja õnnelik. Et see võtab natuke rohkem aega. Aga kui vaadata nagu kultuure ja traditsioone, siis psühhoteraapia on ikkagi väga hiline nähtus, et tegelikult on arhailistes kultuurides ja ka võib-olla lääne kultuuris olnud erinevaid õpetusi, traditsioone ka võiks öelda nagu kunste, kui me räägime võitluskunstidest või ka kehakultuurist, millel on olnud oma praktikad või rituaalid või tegevusviisid või harjutused, mille kaudu inimene saab ennast kuulama enda juurde kohale. Ja siinkohal ka, kui tulla nüüd selle juurde, et hakata uuel aastal kuidagi oma tervise eest hoolt kandma, siis ma kunagi ei soovita inimestel kiirelt trenni minna, vaid ma soovitan kõigepealt inimestel sõna otseses mõttes püsida kodus, selles mõttes püsida kodus, et kõigepealt vaadata, teha väike revisjon ja vaadata üle, et mis seisus ma üldse olen. Mis seisus mu tervis on nii vaimses kui füüsilises aspektis ja kuivõrd tasakaalus või tasakaalust väljas mu seisund on. Ja vahel on niimoodi, et selgub, et ma ei ole üldse valmis treeni tegema või treenima, vaid selle asemel mul oleks vaja hoopis taastuda või ravida ennast. Või siis ravimise all ma ei pea silma, jah, et ravimise all ma ei pea silmas ainult, et ma võtan tablette, mis ei ole ju ravimine. Et tableti võtmine on see, et tablett võib heal juhul, eks ole, soodustada seda, et immuunsüsteem hakkab tööle, aga ravimine tähendab ikkagi seda, et ma annan puhkust ja annan immuunsüsteemile nagu võimalus ennast ise ravida. Nii et see on nii mitme otsaga asi, et ma kutsun inimesi üles mitte kiirustama trenni, vaid võtma aega, et endasse vaadata ja kõigepealt saada selgeks see, et mis seisus ma olen ja siis hakata edasi vaatama. Ja edasi vaatata ei tasu jällegi treeningu poole, vaid tasub vaadata kõigepealt sinna poole, et mida ma üldse elus tahan, sest et kui me hakkame tegema trenni, aga see treening ei ole kooskõlas sellega, mida mu hing tegelikult otsib ja vajab, siis me satume jälle samasse lõksu ja vastuollu nii teadvuse kui alateadvuse vahel. Et see on pikaajaline protsess, ma ei tea, kui palju me jõuame täna rääkida, aga ma need komponendid võin nagu ära mainida, mida mina näen, et on olulised selleks, et inimene saaks üldse liikuma või oma tervisest hoolt kandma, ükskõik kas vaimses või füüsilises plaanis. Et punkt 1 on see, et tulekski teha väike revisjon, kuulata, vaadata ja anda hinnang või kaardistada see, mis seisus ma olen ja kui seda ise ei oska teha, siis selleks võib appi võtta spetsialistid. Vaimse poole pealt võib selleks olla psühhoterapeut, psühholoog, psühhiaatri juurde ma ei kiirustaks, et kui just ei taha, mingi fetiš ei ole endale kiirelt diagnoosi saada, selliseid fetišeid võib ka olla. Vaid võidab see, kellel on suures kõige rohkem diagnoose. Just, et pigem nagu ikkagi saada selline adekvaatne ülevaade sellest, et ma saan aru, mis
mis muga nagu reaaleluliselt nagu toimub, mis mu emotsionaalne plaan on ja et ei pea kohe hakkama, et mõnes mõttes ravi on nagu sarnane nagu treeninguga, et ei pea kiirustama nagu ravima ka psüühikat, vaid kõigepealt tuleks aru saada, et mis seis on. Ja kui see on selge enam-vähem, ja alati tasub usaldada ka enda tunnet, et ei ole kõik spetsialistid, ükski spetsialist ei saa olla meie organismi või meie psüühika suhtes targem kui meie ise. Et pigem tuleb kombineerida enda tunnetust ja elukogemust ja teadmist sellega, mida spetsialist ütleb või kuhu ta nagu asetab. Ja kui see pilt on ees, siis tuleb vaadata, kas tuleb puhata. Üldjuhul ma võin kinnitada, et ma ei tea, kui ma nüüd lahmin, siis 7-80% inimest ei vaja muud kui puhkust. Kusjuures puhkus on jälle pikem teema, et puhkus võib olla ka selline, kus inimene väsib ära. Sellepärast, et see puhkus võib jääda ka nagu seisvaks selliseks tiigiks. Aga et puhkus peaks olema selline... Puhkus ei välista ju liikubist, et me ikkagi teeme... Absoluutselt mitte. Trenni egiidi all ei mõtle ju ainult nagu seda, et trenni ei tee, see tähendab seda, et istun maas. Ja puhkus ei tähenda ka tuusikut lõunamaale, eks ole. Puhkus tähendab seda, et ma võtan aega enda jaoks taastuda, ennast tasakaalu seada, ennast ära integreerida, nii kehaliselt kui vaimselt. Aga okei, lähme edasi, see punkt. Kui mul on pilt ees, et ma olen sellises seisus, et ma võiksin tõesti hakata midagi toredat, ägedat, laadivat tegema, sest et ma arvan, et liikumise ja ka vaimse praktika mõte on õppida, mitmekesistada elukogemust ja ka küpseda, et see teenib mind ennast. Et siis on nagu selline valiku küsimus, et mida ma siis tegema võiksin hakata. Ja valikud on tänapäeva maailmas nii palju, et vahel inimesed jäävad jänni, et nad ei suudagi valida. Et minu enda probleem on see, et ma olen nii palju seda asju saanud kogeda, et ma pean tegema valiku nende vahel, mida välja jätta, sest kõike ei jõua teha. Sest ma tean, mis need head asjad on, mida minu psüühika ja minu organism vajab. Ja ma hellitan teda sellega, et ma pakun talle seda võimalust. Et siin me näeme ka täiesti erinevaid maailma tunnetusi ja maailma pilte, et ma kujutan ette, et on inimesi, kes kui nad mõtlevad, et ma pean hakkama midagi tegema, olgu selleks siis, ma ei tea, korvpall või jalutuskäik, või ka mingisuguse asja õppimine näiteks vaimses plaanis. Et see tekitab samamoodi hirmu ja ärevust ja vastikust isegi. Ja kui ma seda tegema hakkan, siis mu keha hakkab protestima, mul hakkab paha. Et minul isiklikult on teistmoodi, et kui need asjad, mis ma olen endale valinud, et ma teen neid selleks, et ennast tasakaalustada, enda juurde kohale tulla, endale naudingut pakkuda, õppida ja võib-olla vahel ka meisterlikkust saavutada. Et selles mõttes ma enda jaoks olen kontseptualiseerunud nagu kaks asja, et on harjutamine ja on treenimine. Ja ma julgen öelda, et ma juba aastaid ei treeni. Sest et treening tähendab seda, et me viime organismi mugavustsoonist ja tasakaalu seisundist välja selleks, et ta kohaneks ekstreemsusega ja selle tõttu saavutaks nagu järgmise kvantitatiivse sellise seisundi. Aga mul ei ole vaja ennast treenida. Et mul on täna 40-aastasena oluline see, et ma püsiksin tasakaalus, et ma suudaksin selle läbi elada oma elu täisväärtuslikult. Järelikult mul tasub harjutada. Ja öeldakse ju ka, et harjutamine teeb meistriks ja selles mõttes harjutamise, miks ma seda vastandan, on see, et harjutamine on tegelikult see, kus sa omandad kunsti, kus sa omandad seda viisi, kuidas teha midagi terviklikumalt ja täiuslikumalt, ehk siis ka tasakaalustatumalt ja kooskõlalisemalt. Ükskõik, kas see on vaimne praktika või see on füüsiline tegevus. Ja vot selleks, et hakata niimoodi kontseptualiseerima, niimoodi suhtuma ja suhestuma mingisugusesse tegevusse, see eeldab seda, et me tuleme kohale, oleme kohal iseenda juures ja me ka häälestume sellele tegevusele, ehk siis on vaja sissejuhatust. Ma ei tee täna ühtegi, no okei, võib-olla mõnda teen, aga enamus oma vaimseid ja füüsilisi tegevusi ma teen ikkagi eelhäälestusega. Ja see häälestus ongi see, et ma tulen kohale. Ja siin on küll see koht, et on jälle erinevaid võimalusi, kuidas ennast kohale tuua. Ja me võime ette kujutada, mõni inimene häälestuseks lõdvestub. Lõdvestumine on selline üldine asi, mis alati toimib selleks, et kohale tulla. Lõdvestada oma keha. Võib hingata, võib mediteerida, kes oskab ja tunneb, et see on nende asi.
aga see on selline meeleharjutus, eks ole ka, et kuidas ma toon ennast kohale iseenda juurde. Võib tähelepanu koondada millelegi väga konkreetsele oma mõtetes või oma kehas. Et see kohale tulek on fundamentaalne sissejuhatuseks, et üldse midagi tegema. Aga vaadake, nüüd me jõuame järgmise sellise valusa punktini, et kaasaegne inimene, ta ei viitsi häälestuda. Ta pigem juba tahaks teha, juba läheks jookseks pea ees kuhugi tegevusse. Nüüd, mis selle probleem on? Et kui te ilma häälestuseta lähete midagi tegema, siis selle tulemus on see, et teie organism, teie keha või teie hingeline pool, ta on juba enne seda, kui te teete midagi, ta on tasakaalust väljas. See tähendab, et kui sa lähed tasakaalust väljas olevalt midagi tegema, siis on oht, et sa vigastad ennast, sellepärast, et sa ei ole optimaalne. Sa ei kasuta, sa ei tee seda harjutust või liigutust nii, nagu see on ette nähtud, selles mõttes, et nii, et see oleks kasulik ja hea, mitte ohtlik. Ja teine asi on see, et kui sa lähed ilma ettevalmistuseta ja ilma tehnilise oskuseta midagi tegema, siis sa kujundad mustrid sisse. Ja see on nüüd põhikoht, kus inimesed harjutavad endale sisse valetehnika, mis tahes liikumisharrastuses näiteks. Seda sama võib ka vaimses paralleelis öelda, et ka vaimsete praktikate puhul on võimalik õppida liikuda õigelt teelt kõrvale. Ja vahel see on kasulik õppetund, sest me saame sellest aru, me taipame ja siis me saame ennast tuua nagu keskmisele õigele teele tagasi. Oota, mina ei praegu rongist maha, Kristjan. Vaimse praktikaga valele teele. Jaa, vaimse praktikaga on täpselt sama nagu füüsilise praktikaga. Et me oleme sinuga koos jooksmist harjutanud. Et kui sa mäletad, me alati tegime ette häälestuse ja valmistasime ka jalad, käed, kogu keha ette erinevate harjutustega. Nii. Ja kui sa sinna pärast neid harjutusi ennast tunnetasid, su olek oli hoopis teissugune, kui ta oleks olnud ilma nende harjutusteta. Ja su keha tunnetus oli hoopis teine, sa olid valmis minema liikuma. Ja vaimses plaanis on täpselt samamoodi, et tihtipeale, võtame näiteks igasugused huvitavad retriidid, isegi kui nad on teatud taimedega tehtavad retriidid, kuhu täna lääne inimene hea raha eest läheb imelisi elamusi otsima. Me võime esitada samasuguse küsimuse, eks ole, kas psüühika on selliseks retriidiks valmis ja ette valmistatud? Ma väidan, et tihtipeale ei ole. Aga kui me vaatame nende kultuuride traditsioone, siis neid taimi kasutati enamasti initsiatsiooniriitustel. Ja selleks riituseks see konkreetne inimene valmistus ette aastaid ja mitte ainult individuaalselt ja üksi, vaid ka kollektiivi tasandil. Mitte hüpanud kontori arvuti tagant laksi sinna kõik tööjõud mõttes. Ja lisaks sellele sellisel rituaalil on alati kohal nagu selline õpetlane või meister või šamaan, kes tunneb seda maailma, kes on ise sellest maailmast ja kes suudab ka seda koos hoida ja hallata. Ja kes ka pärast oskab sealt nagu ühtlaselt samm-sammult nagu välja tuua. Ja kui ma toon siia näiteks psühhoteraapia paralleeli, siis siin on täpselt samamoodi, et kui inimene läheb psühhoteraapiasse või otsustab minna otsima ennast ja lahendusi oma teemadele, see ei ole kunagi nii, et ta tuleb sisse ja ma kuidagi nõuan talt välja tema traumaatilisi sündmusi või hakkan pressima või suruma. Et ma ei tea, räägi sellest või tollest, et mis seal ikka on. Et pigem on see selline pikaajaline ootamise protsess, millal inimene ise on hingeliselt nii küps, et see teema nagu tuleb üles loomulikult. Ja kui seda rikutakse, seda asja, siis võib juhtuda, et see teraapia mitte ei toeta ega ei aita inimest, vaid teeb selle inimese veel rohkem katki, sest talle veel tugevamalt läheb lukku või kaitsesse. Ja selles mõttes on see paralleel olemas nii hingelise kui kehalise asja puhul. Et loomulikult, kui sa lähed ilma soojenduseta 100 meetrit jooksma, paneme veel tõkked ka juurde, siis, ja sealt lihase ära tõmbad, siis see on loogiline, et sa saad vigastada ja see on loogiline, et sa väga rohkem nagu võib-olla ei tahagi seda ala teha. Siis me imestame, miks inimesed aasta alguses lähevad treeningule, neil ei ole teadmist enda tervislikust seisundist, neil ei ole eelhäälestust ja nädala aja pärast tunnevad, et ai kurat, ma ei tea, minule vist see asi ei sobi. Tegelikult see asi võib vägagi sobida, aga inimene ei jõua ära oodata seda kogemust, mis oleks talle nagu edu elamas või tõeline kogemus või see, kus ta kohtub endaga ja see ise, millega ta
kellega ta kohtub, on tasakaalus ja hakkab pakkuma nagu nii-öelda lisaväärtust või terviklikkust või mingit sellist mõnu. Ehk siis ühesõnaga tegelikult meie hedonism võib hoopis olla ka meie jaoks demotiveeriv, kui me ei saa seda oodatud eesmärki piisavalt kiiresti kätte. Ja, lääne inimene on selline vägagi frustreeriv, et me tahame kiirelt suuri asju ja pühendumusega on meil probleem. Meil ei ole väga lihtne nagu süüvida ja süveneda. Selles mõttes ma võib-olla ka panen inimestele südamele, et kui teil on ka vaimsete teemadega, olgu see ärevused või depressioonid või suhteprobleemid või midagi neljandat, et olge ettevaatlikud selles osas, et te saate paari-kolme näpunäite või kiire eneseabiõpiku hea sammuga nagu ära lahendada nagu süvateemasid. Et tegelikult hingesse süüvimine nõuab aega ja üks korralik eneseni jõudmine ja oma haavade ära integreerimine on pikaajaline protsess, mis kestab aastaid. Huvitav, et me oleme inimkonnana praegu pandud sellisesse olukorda, vabandust, me oleme inimkonnana pandud praegu sellisesse olukorda, kus meile on justkui tekitatud see aeg. Ja ometi me ei oska seda ära kasutada, vaid me tegeleme mingisuguste, kes kuidas, eks seda ja sellest peab igaüks ise rääkima, et see on ka nüüd huvitav, et mis praegusel ajal toimub, et ma olen isegi täheldanud, et kui see pinge on selline kollektiivne, see tähendab, et kui inimene ise tunneb, et temaga on enam-vähem suht okei, ma käin, liigun ja kõik elu on enam-vähem samamoodi käib edasi, siis meil on ikkagi sellise kollektiivsel tasandil see nii-öelda välja peal olev kriis või masendus või elumuutus, millega me ei ole veel kohanenud, et see on nii tunda. Et olen isegi täheldanud, kuidas vahepeal kuidagi tahad ennast täiesti välja lülitada sellest maailmast. Ja nüüd mitte nagu selles mõttes, et ma nüüd tohutult nagu kuulaks ennast ja häälestuks, vaid minna ära hoopis mingisugusesse teise maailma. Ja ei ole üldse, kuulan ka kõrvalt, et praegu väga paljud inimesed on ennast uputanud sotsiaalmeediasse, vahvatesse Netflixi filmidesse. Mitte, et see halb oleks. Lihtsalt ma arvan, et on oluline teadvustada ja märgata, et miks ma seda teen ja kui palju ma teen ja kas see on nagu proportsionaalne, kas see on see, mida ma teeksin ka siis, kui ma oleks teises kontekstis, eks ole, et kas ma saan luua endale valiku, et okei, ma vaatan neid asju, aga ma mõistan ka seda, et kust läheb piir, et kus ma ennast uputan sinna versus see, et ma korraks lähen naudin seda. Et see on õhkõrn ja mõnes mõttes, kui ta on juba selline uputamine, siis ta on asendustegevus või ta on selline balansseeriv moment, et niivõrd raske, kui on vaimselt see üleüldine seis, et seda rohkem, mida suurem on see kriis, seda rohkem me kipume ennast ka nagu uputama või asendama. Et nii nagu alkohoolik, eks ole, mida suurem on tal see sisemine äng või eluprobleem, millega ta toime ei tule, seda rohkem ta joob. Et need on kuidagi omavahel seotud asjad, aga ma arvan, et oluline on just seda taibata ja sellest kinni haarata ja luua endale see valik ja võimalus, et mul on ka teisi valikuid, et ma ei pea ennast asendustegevustega ära kaotama, vaid mul on võimalus ka aeg-ajalt tulla enda juurde, ehk siis koondada või koonduda või ärkvel olla või teadvel olla või leida ennast üles. Et ma päriselt tunnen ka, mitte et ma ainult ei taha ennast välja lülitada, vaid ma tahan ennast ka sisse lülitada. Ja see on hästi oluline, kui me tahame hakata ka uuel aastal enda keha ja hingest hoolt kandma, et me ei lülita ennast välja, vaid me lülitame sisse, aga sisse lülitus ei ole üle võlli ja ei ole ettevalmistamata, vaid on hästi teadlik ja ettevalmistatud ja tasakaalustatud. Et tegelikult, kes nüüd siin mõtleb, et täna on juba 7. kuupäev on ja ühtegi normaalset ja teostatavat uusaasta lubadust ei ole tulnud pähe, siis esimene võikski olla, et vaata peeglisse ja vaata enda hingepeeglisse ja saa endaga tuttavaks. Aga jah, ma tahan nagu kuidagi seda veel rõhutada, et me oleme inimestena ikkagi kohati ka natuke abitud ja me oleme ka kohati päris sõltuvad. Et me mingitel põhjustel ei ole keegi kunagi alguses nii küps, et me suudame ainult ise olla iseenda meistrid oma teekonnal. Et vahel meil on vaja peegeldust ja sellist peegeldust, mis näitaks meile nurki, kuhu me ise ligi ei pääse ja mis avavad meile endale meie enda ressursse, mida me kohe otse kätte ei saa. Ja selles mõttes näiteks psühhoterapeudi
roll ongi peegeldada ja selle läbi inimene võib täiesti inspireeruda iseenda mõtetest, kui ta näeb neid teise nurga alt. Mitte ainult mõtetes pärast, vaid ka tegevuste ja olemise pärast, et kui ma saan adekvaatset peegeldust selle kohta, kes ma olen, siis ma võin ka inspireeruda iseendast. Ja kui me lähme nüüd kehaliste tegevuste juurde, siis samuti ma arvan, et on hea isegi kõige lihtsam asi, et kui sa tahad liikuma minna ja sul on kõhklusi ja sa ei tunne ennast veel päris kindlalt, et siis võta sõber kaasa. Ja ei pea minema kiirelt rapsima, vaid te võite sõbraga arutada, te võite jalutada, te võite vaadata, mis seisus teie kehad on, mida kuulata ennast, küsida, et kuhu ma tahan minna, mida ma tahan teha rahulikult samm-sammu haaval esialgu ja pärast ka tagasisidestada seda, mida ma kogesin, kuidas ma kogesin, mis tunne mul oli. Ja loomulikult, et on ju igal alal on omad spetsialistid, inimesed, kes on aastakümneid selles maailmas olnud ja kelle kogemust võib usaldada, kes on teatud etappe juba varem läbi, kes on nii-öelda meistrid. Ja selles mõttes ma arvan, et hea on, kui saab vahel käia midagi tegemas koos meistriga. Et see on nagu äge kogemus, nii et tuleb meistrid üles otsida. Samas, mille peale ma praegu mõtlesin, et nii paljud trennid ju, mitte ainult sellised bodypump-ilaadsed, vaid ka joogat ja shindod, väga palju on ju täna kolinud ka internetti ja sealt saab ju imeliselt iseenda jaoks nagu aru, et kas see üldse kõlab minuga kokku. Minul pruukis, sina avastasid enda jaoks shindo, eks ju, mõni aeg tagasi teadmata sellest midagi. Mina käisin ühe korra shindoos ära, mõtlesin, ei ole minu tassikateed, eks ju. Et samamoodi võib seda ju mitte grupitrennis avastada, vaid täiesti videosilla vahenduses, et kus sa saad aru, kes see mina olen ja mida mina vajan. No videosilla puhul oleneb muidugi, milline see videosild on, aga seal on üks väike probleem, täpselt nagu psühhoteraapia, kui see on Skype'i teel. Et tegelikult ikkagi midagi tekib inimeste vahel ka ja see on oluline, see nii-öelda energia, mis seal tekib. Ja kui me räägime juhendajast või meistrist, kelle all sa oled, siis ta saab sind kohendada või nihutada just tehnilises plaanis, et sa teeksid need asju õigesti. Kui me lihtsalt pimesi teeme asju järgi, siis keegi ei vaata, et me teeksime neid ka õigesti. Seda küll, aga ma mõtlen, et lihtsalt, et sa saad, ma ei tea, mina põhimõttelise võistlustantsijana, nagu ma võin ju hip-hopi vaadata, aga ma saan aru isegi ilma tehniliselt õigesti seda tegemata, et see ei ole nagu minu teema, et vähemalt saab mingisuguse ettekujutuse ette, eks. Ei muidugi, kui te tahate maailma pilti laiendada ja vaadata, kust hakata valima endale, siis internet on nagu jumalik, eks ole, me saame siit iga asja kohta informatsiooni kui palju. Aga jah, seda inimeste vahelist energiat, see, mis meil face to face, mis meil näost näkku kohtudes tekib kõigi oma bioväljade ja selle abil, seda internet tõesti siiamaani ei oska edastada. Kui palju meil niimoodi teineteisega suheldes sellest inimlikust puudutusest kokkupuutest saamata jääb? Suur osa või? No see on hästi subjektiivne hinnang, aga ma julgen ikkagi tähtsustada seda vägagi. Et mida vähem me üksteisega kokku puutume, seda, kuidas öelda, sotsiaalses plaanis või see on niisugune hinge tervise mõttes üks mõõde sellest vaimsest tervisest on see selline sotsiaalne mõõde, et seal on vahe sees, kas me suhtleme vahetult silmast silma, puudutusest puudutusse või me suhtleme interneti teel. Et kui vähegi võimalik, ikkagi ma soovitan inimestel olla nagu päriselt teineteisega koos. Et ta ei asenda miski. Pikaajaliselt kindlasti mitte. Lühiajaliselt võib, aga pikaajaliselt mitte. Kui me, anname endale selle lubaduse, et me püüame sellel uuel aastal iseenda sisse süüvida, mis meil ikkagi nendest välistest motivaatoritest, kuidas me saame asendada seda, et sa enne mainisid ka asendustegevusi, et kas selle välistele motivaatoritele on ka inimese jaoks asendusvõimalusi olemas? No ma ise see jälle sõltub nagu vanusest ja elukogemusest ja ka sellest inimtüpaažist, eks ole, et kellel millist motivatsiooni vaja on. Et kui me paneme ühe inspireerunud, superkangelasest inspireerunud
teismelise tegema midagi sellist, mida see superkangelane teeb, siis meil ei ole tal vaja mitte midagi, sest et see sümboolne jõud, mida see superkangelane nagu esindab, see on nii tugev, et see inimene teeb mida iganes. Et kui ma meenutan oma lapsepõlve 90-ndatel, siis mitte keegi mitte kunagi ei pidanud mind nagu sundima minema korvpallitrenni. Sellepärast, et oli olemas Michael Jordan ja NBA. Et kui sa said nagu nädalas korra seda kuskilt näha ja näha, mida need mehed teevad, siis sul ei olnud küsimust. Sa lihtsalt tahtsid midagi ligilähedasetki sinnapoole nagu liikuda. Et tänapäeval on jälle see, et selliseid suuri arhetüüpseid, sümboolseid kujusid jääb järjest, nende mõju jääb järjest väiksemaks, sellepärast, et meil on valikud tohutult ja inimesed ei suuda jällegi keskenduda ühele või kahele nagu tegevusele või leida ka endast üles need allikad, mis võiks inspireerida. Aga minu mõte on küll ja ma arvan, et ma olen ka nii elanud oma, ütleme siis, hilisema elu, et ma arvan, et ma noorena olin nii nagu iga teine noor, et nendest välistest asjadest vägagi inspireerus, aga kui see saade täna siin on enamikus ikkagi täiskasvanutele võib-olla, siis ma arvan, et täiskasvanud inimene võiks küll otsida sellist sisemist motivatsiooni ja viia need tegevused või tegema saamised kooskõlla nende asjadega, mis tal elus üldse olulised on. Et tihtipeale näiteks jooksmisega, kui inimesed on tulnud jooksulaagritesse, ma olen alati nendest küsinud või püüdnud aru saada või mõista, et miks nad on siin või miks nad üldse jooksevad. Ja kui sellele küsimusele tuleb vastus ja ma küsin uuesti, aga miks sa seda teed, mida ta vastab? Sest 4-5 küsimuse pärast inimene on omadega plindris, et ta ei tea, miks. Aga tegelikult see 4-5 küsimus enam-vähem me jõuame sinna, kus hakkavad tulema välja nagu päris motiivid, mis inimesel üldse elus on. Et see jääb jooksust juba päris kaugele. Aga jällegi, et kui me hakkame jooksma või jooksmas käima motiividel, mis on ainult nagu mõistuspärased või kuidagi ma olen need endale välja mõelnud, aga nad ei ole kooskõlas sellega, mis mu elus üldse motiivid on või miks ma üldse siin olemas olen, mis on sellised eksistentsiaalsemad või elu kui sellisega seonduvad asjad on ja siis me satume jälle vastuollu, et mingi jõud tahab ühte, aga mingi jõud minus endast tahab teist. Et see, mis inimest rakendab ja motiveerib, on see, kui kooskõlalised jõud, tervik, psüühika tervik rakendub tegevuse heaks. Ja võt selleks peabki süüvima, selleks ongi vaja tegelikult avada see kogu see potentsiaal, kogu see sügav maailm, mida üks inimene endas sisaldab. Ja me ei tea sellest väga palju, sest et meie kultuuris me ei pööra sellele tähelepanu. Me oleme orienteeritud just väga välisele, saavutusele, mõistusele. Ja kui näiteks psühholoogia poolt öelda, siis et miks me peame eesmärke nagu eesmärgistama ainult nagu mõistuspäraselt? Et kuhu on jäänud meie nagu tundepool, kuhu on jäänud meie intuitiivne külg? Et vahel võiks näiteks proovida mõtestada või sõnastada endale eesmärke läbi oma intuitsiooni või läbi oma tunnet. Et mis on see tunne, mida ma näiteks tahan mingisuguse tunniajase praktika lõpuks nagu kogeda. Ja inimesed tihtipeale treeningu lõpuks tunnevad, mida nad tunnevad, nad on väsinud, nad on läbi tegelikult. Nad ei tunne õnne. Ma näen ka, kui veel lubati jooksuvõistlusi korraldada, finišis inimesed ei ole õnnelikud, nad ei ole tasakaalus ega nad ei ole heas tundes, vaid nad tihtipeale on, ei saavutanud rekordit, kukkusin läbi jälle, jube kehva, ei tulnud isiklikku. Et inimesed on pettunud ja masenduses, et miks ma peaks minema spordiüritusele, rahvaüritusele, kus on võimalik ennast nagu heas energias laadida, minema ennast alla tõmbama või maha tegema või ennast alavääristama iseendana. Et selles mõttes see on jällegi, see on see kodutöö või eeltöö, mida tuleks teha selleks, et üldse mõista, et miks ma midagi teen. Sa andsid tegelikult väga hea võtme. Ma arvan, et isegi, et suure kuldvõtmekese, kui sa rääkisid seda, mismoodi sa oma jooksulaagritesse tulijate käest küsid, miks küsimusi ja 4-5 on see, mis peaks selle nagu motivatsiooni välja tooma, isikliku sisese motivaatori. Et tegelikult seda sama harjutust annab ju iseendasse kaevumiseks teha oma parima sõbrannaga, parima sõbraga, oma elukaaslasega, abikaasaga, tehagi seda miks küsimust, mis see sulle annab, mis sa sellest saada tahad, miks sa seda tahad. Siis äkki me leiamegi niimoodi üles selle oma sisemise motivaatori, mis meil on lihtsalt välise motivaatori 6. Et ma nüüd teen ühte pattu, et ma räägin, mis siis juhtunud on nagu nende kogemustega, mida mina olen kuulnud, mida inimesed mulle on vastanud.
et seal juhtub tavaliselt see asi, et inimene jõuab šokki. Saab aru, et see, miks ta nagu arvab, et ta jookseb ja see, miks ta tegelikult jookseb, et need on täiesti erinevad asjad. Ja siis tal tekib see tunne, et aga kas ma siis ei peakski jooksma või et kas ma olen rumal, et ma nagu selle pärast jooksen. Vot see on nüüd see koht, kuhu oleks vaja nüüd kedagi kõrvale, kes aitaks ära ühendada need kohad, et inimene saaks aru, et kui ta tõelised motiivid on kusagil mujal, siis ta ei pea ilmtingimata nagu ennast süüdistama või selle tegevuse ära jätma, vaid tal tuleks leida võimalusi, kuidas need tõelised motiivid rakendada selle tegevusega kokku viia. See on jälle etapiline nagu teekond. Miks mu need laagrid olid 10 päeva? Sellepärast, et ühe päevaga või ühe treeninguga ei ole võimalik ühendada ära lülisid, mis on fundamentaalsed olulised, nii psüühiliselt kui füüsiliselt. Ühe treeninguga ei ole võimalik õppida häälestuma, õppida tehniliselt ennast korda seadma, õppida harjutust ka tegema või treenima ja õppida ka taastuma. Seda ei ole võimalik korraga teha. Et see kõik nõuab aega. Kas muutuste sisseviimine nõuab ka aega? Ma olen kuskilt kuulnud, et tegelikult muutusteks just see ettevalmistamine, mida sa ka toonitad igapidi, et see ettevalmistus on see, mis võtab aega, aga muutus iseenesest meie identiteedi tasandil, seal, kus nagu päris muutus tuleb, see käib ju nii või ei käi? No ma tahaksin olla natuke nagu kriitiline selles suhtes nagu, ma ei tea, kunagi see Kilplaste multikas oli ja noh, neid videoklippe võib vaadata, näiteks Võimatu Venemaal on siuke tore saade, kus nähakse, kus nagu tundub, et inimesed tahavad nagu midagi lahendada või midagi muuta, aga välja kukub nii nagu alati ja vahel ajab naerma ka. Et jällegi, et miks need untsu lähevad, need muutuste tegemised, on see, et inimesed need ei oma esiteks üldpilti sellest, mis toimub, nad ei omanda tehnikat, kuidas seda asja teha, ja nad tahavad kohe tegutsema hakata. Ennem kui nad teavad, mida ja kuidas, veel eriti oluline, kuidas asju teha. Ja siis need naljad juhtuvadki või siis me Kilplastena satumegi ühte sama lollust tegema uuesti ja uuesti. Miks paljud inimesed igal aastal tahavad maailmameistriks saada ja uuesti trennis hakkavad käima ja ma ei tea, mitukümmend kilo alla võtma. Sellepärast, et nad teevad seda sama Kilplaste trikki uuesti ja uuesti. Aga see on ka omamoodi õppetund, et miks mitte seda teha. Et ma arvan, ma olen elus ka teinud sellise Kilplase käike päris palju, enne kui ma olen taibanud, enne kui ma olen teadvustanud, enne kui ma olen võtnud aega ja enne kui ma olen mõistnud, et mida siis tegelikult tuleb teha. Et igaüks saab oma õppetunnid omal ajal ja selles mõttes ei saa kedagi sundida või suunata või forsseerida midagi tegema. Et lihtne näide on jällegi psühhoteraapiast, et kui mulle tuleb klient vastuvõtule, siis mina ei tea, kui kaua tema protsess võib aega võtta või millal ta teeb oma esimese suure sammu, mis on tema jaoks esimene suur samm. Et liikumisega on samamoodi, et kõige targem oleks tegelikult inimesel lubada, kõigepealt lubada tal teha nii, nagu talt tuleb, siis peegeldada seda, siis lasta tal ise taibata, kas see nüüd oli mõistlik või kasulik või kas see toimis. Et ta ise teeb järeldusi, et ta ise õpib, et ta ise on iseenda nii-öelda meister või treener või juhendaja. Et kui tal tekib see võime ennast ise juhtida, ise vastutada, ise vastutust võtta ja siis hakkab inimene ka ise looma. Ja ma arvan, see loomingu pool on eriti oluline, sest nagu ma mainisin, et mida ma täna teen, et ma ei tee täna trenni. Kui mul on valida treening versus looming, siis ma valin loomingu. Ja 40-aastasena mul nendel tegevusaladel, mitte kõigil, aga nendel aladel, mis mulle täna pakuvad võlu, mis mind inspireerivad, nendel ma valin loomingu. Ja isegi korvpall võib olla loominguline, kuigi täna, ma arvan, minu jaoks tants on suurem inspiratsiooniallikas. Aga ka jooksmine võib olla või jalutamine või matkamine, mis iganes tegevus, ka vaimsetes asjades samamoodi. Et minu mõte, millega võib-olla ka lõpetada tänast sellist nagu suuremat mõttekäiku on see, et kui me võib-olla alguses tahame mingitel pseudomotiividel tohutult liikuma hakata või mingisuguseid suuri muutusi ette võtta, siis kui me läheme tagasi minevikku ja lähme tagasi nende miks-küsimustega sinna algusesse, siis meil tasub vaadata ka korraks sinna tulevikku või sellesse, mis see kõige kaugem või kõrgem või suurem või sügavam asjade eesmärk on. Et võib-olla see on terviklikkus, võib-olla see on tasakaal, võib-olla see on armastus, võib-olla see on midagi püha. Võib-olla see on looming,
et kuidas kellelegi ja see sõltub väga palju sellest, mida see inimene on konkreetselt kogenud ja kuidas tema oma teekonda käib. Ja selles osas ei ole mina spetsialist, vaid on iga inimene ise. Et mina saan olla selles rollis, mis ma psühhoterapeudina olen, et ma võtan inimese vastu, ükskõik mis seisus ta ka ei tuleks. Ma peegeldan talle tagasi seda, mida ta teeb ja las ta siis käib oma teed ja ma olen valmis seal kõrval olema. Aga ma ei hakka teda õpetama või ma ei hakka teda selles mõttes tema valikuid tema eest ära tegema või ei kiirusta teda või ei sunni. Et igaüks käib oma teekonda ise ja kui ta selle julguse võtab vastu, et ta on valmis seda tegema, et ta ei pea kogu aeg otsima abi ega jääma sõltuma kõigest teisest. Ma täna alustasin, ma ei tea, ravi tablettidest või treeneri treeningplaanidest, et ma arvan, et iga inimene võib olla ise meister. Lihtsalt see võtab aega, et selleks kujuneda ja tasub aega võtta. Me ei pea pelgama seda, et me ei jõua või me jääme hiljaks. Et tegelikult mida süvenenum ja aeglasem on see hoovõtt, seda terviklikum ja seda küpsem ja seda meisterlikum on see, mida me sealt tagasi ja vastu saame. Imeline. Et me võiks võtta selle aja, mis meile on antud. Just. Seekord. Ja tõesti, see mõte võiks kõlama jääda, et kui ma ei oska sellega midagi teha selle ajaga, siis tasub nagu inimestega koos seda teha. 2+2 on lubatud ja mõningates kohtades Eestis on seda rohkem kui 2, nii et eks igaüks otsustab ise, nagu, mille järgi ta elab või millest ta lähtub. Aga siin on, nagu sa ütlesidki, et ei tasu sattuda sõltuvusse, ei tasu sõltuvusse sattuda ka oma parima sõbranna või parima sõbra heatahtlikest nõuannetest ja lõpuks teha täpselt nii, nagu tema tahab. Kuidas see Kärna-Ärni ütlus oligi, mulle see hullult meeldis, et üks päev teeme me seda, mida naine tahab, siis teine päev teen mina seda, mida naine tahab, mis iganes. Väga hea näide. Et ja, ühesõnaga, aitäh sulle, Kristjan, selle eest. Ma lähen mõtlen kodus nüüd ise ka järele nii mõnelegi asjale, mis on saadud selle aasta uusaasta lubadusena iseendale vargsi üles kirjutatud pähe, et kas see on tegelikult kooskõlas sellega, mis mina ise tegelikult päriselt tahan, just päriselt tahan. Ehk siis 2 inimest teavad, kes ennast peavad valmis panema, kelle juurde ma nüüd tulen, kes peavad hakkama mu käest küsima, et aga miks? No väga vahva. Ma olen ka tänulik, et sa mind siia kutsusid, et mõtteid vahetada ja peegeldada on alati kasulik ja ei ole kunagi ühte inimest, et nii nagu terapeudina ka ma olen alati tänulik oma klientidele, et seda kooskõlalisem ja targem ja elukogenum olen mina, mida sügavamad ja erilisemad on nende lood ja nende loodust kasvamised. Mulle meeldib raamatust Taevani ettekuulutus tuleb mõte, et mitte ükski inimene ei satu teise inimese teele ilma asjata. Alati me anname ja saame igalt inimeselt, kellega meil on tekkinud silmside midagi. Just. Nii et aitäh sulle, Kristjana, ja aitäh sinule, kes sa meid vaatasid. Ma loodan, et meie silmside andis sulle ka üht koma teist ja võib-olla leiad täna sina tee oma sisemise hingepeegli juurde ja küsid, kes sa oled ja miks sa tahad neid asju, mida sa arvad ennast tahtvat ja mida sa tead ennast tahtvat. Nii et imelist eneseavastusteekonda ja meie kohtume sinuga siinsamas või siis Inspiratsiooniraamatukogu lehel jälle täpselt nädala pärast neljapäeval kell 6 ja siis on veel üks väga huvitav teema meil käsitlemisel. Igal juhul praegu naudi oma aasta algust ja tee sellised lubadused endale, mis sind elus viivad sinna, kuhu sa päriselt tahad jõuda. Imelist neljapäeva. Tšau!